enda eest, kui sa seal juba värid nii-öelda treeningu koha välja teenid, siis sa ei saa kehv mees olla. Oleme kõvasti koos trenniga teinud ja eelmiseks ürituseks valmistusime koos. Kas see sama klubi või Hollandis, kus klubis sa ise seal treenid või on see sama klubi? Ei ole sama klubi, et Hollandis mina olen Combat Sports Academies, mis on veidikene eemal sellest klubist, aga jah, et Hollandis see tase on selline, et seal klubisid on igas linnas jalaga segada. Aga kas praegusel juhul sinu jaoks on see nagu ikkagi, ma saan aru, töö või on sa teed seda ikkagi mingi muu asja kõrval? Hetkel veel ta ei ole töö, pean ka muud moodi endale elatist teenima, et saada kuskile kõrgemasse liigasse, et ta saaks mu jaoks nii, et ta väljavaated vähemalt on olemas. Just. Ja siit jah, Maksimi vastane, et tema kohta ka jällegi kahjuks väga vähe infot, et ei ole ühtegi matsi näinud, aga mis on põnevaks teeb see, et tal ei ole ühtegi kaotanud. Tõsi ta on, et matse palju ei ole, aga kaadanud see mees veel ei ole, üks viik on ja ülejäänud võidud. Ja Briti meister, et võttes seda Britiga, ütleme siis kooli, ma julgen küll öelda, et ega seal ka väga kehvasid mehi ei saa ka nagu tulla. Jah, et Briti meistriks saada, et pead ikka korraliku kadalipu läbi käima. Nii, aga Maksim. Punasesse nurka kutsun. Täna õhtune peamatš. Kui siit üldse neid matše kuidagi eristada võib, nad on küll siin natukene, võiks öelda, ka siin kaalu järgi võib-olla üles ehitatud, aga vaieldamatult need vähemalt 3 viimast fighti on kõik siin sellised peamatši väärilised, võiks isegi öelda. Just. Ja Maksim, jah, kus kõikidele matšidele on ta ühe sama sisenemismuusikaga tulnud, et teavad siis Kino, vene bänd. Ja Maksim ka siis Hollandis olles, et liikus kaaluklassi, mitu kaaluklassi ülespoole ka, et kui ta alustas 70 kilos, et siis ta on töödanud ennast üles 85 kilo peale. Mis maalt siit edasi nüüd ongi, kas üle 85 on veel midagi või ongi siis juba see super raske kaal, kust maalt enam ei olegi kaalupiir? Raske kaal on veel 91 kilo ja siis läheb sealt edasi super raske kaal. Aga mis on Maksimi selle kaaluklassides üles liikumise pool vägev see, et väga jõuliseks on ta muutunud, aga kiirust ta ei ole kaotanud, et tegemist väga tehnilise ja väga kiire mehega, et siit saab seda kohe näha ka. Just vaadata tema käte seeriate kiirust, et see on võimas pilt. Päritolu on tal Portugal, kuid võitleb Inglismaa lipu all. Ta on Briti tšempion, talle kuulub 12 fighti, 11 võitu ja 1 viik, mitte ühtegi kaotust. Kelleks on Carlos Monteiro Grasa! Et kui midagi väga võistleja kohta teada ei ole, siis välimuse kohta, et kuna tal on peas peavõru traditsiooniline tai amulet, siis võib arvata, et see tai boksi stiiliga. 18 võitu, 1 viik, 2 kaotust, Maksim Maksim on selline klassikalise Euroopa või siis pigem Hollandi stiiliga kickboksija, kus on 70-80% kätede kiired teravad kombinatsioonid ja siis sinna jalad põled natuke vahele. Pikkuse eelis sinisele nurgale, mis tavaliselt nagu Maksim on ilmselt harjunud sellega, et tal pikemad vastased on.
Nii, no igal juhul loodetavasti ka põnev matš ootab meid ees ja televaatajad, kes on täna endale selle otse ülekande lunastanud, siis ei ole pidanud küll täna küll kahetsema, et nad seda teinud on. Nii, ja vaatame, siis hakkab peale, kõigepealt läheb siin natuke aktiivsemalt, jah, siis Briti mees Carlos natukese, aga midagi otsustavat siin küll raundi alguses veel toimunud ei ole, esimesed löögid alles vahetatakse. Ja näis tõesti see pikkus ülekaal on päris suur, et vaatame nüüd, kuidas kuidagi jällegi kummaline, kuidas need mehed ühes kaalus on. Siit jällegi tuleb see mängu, et see kaalu võtmine, et tundub tõesti, et sinine nurk oleks nagu pikem, aga samas jõulisus. No ta on jõuline, jah, et sellega seda rasva väga palju mehel peal ei ole ja selline puhas lihasmass ka, mis nagu töötab, et väga sportlik tüüp. Väga sportlik ja kui sealt neid laksi hakkab tulema ka, siis ega nende ette väga vist jääda ei tahaks. Ja praegu selgelt surub ka, Britt surub praegu selgelt ka rohkem. Maksim pigem nagu otsib ja väga hea tabamus kohe. Maksim see ülekäe löögi ilusti ja siit. Otsis ja kohe sai väga hea tabamuse. Oi, aga nüüd. Ja siin põlelöök, et kohtunike pojatused kahe käega ei tohi siis peast kinni võtta. Nii, no Britt on nüüd natukene peale seda, kui Maksim läbi lõi, on võtnud vähe hoogu maha ka ausalt öeldes. Et kui ta algul surus, aga nii kui ta nüüd ikkagi ise sai sisse ühe korraliku löögi, siis juba nagu vist tekkis väike aukartus natukese ka, kuigi jällegi paar lööki on nagu läinud Maksimilt praegu. Ja väga jõuline tundub siis jah, Britt praegu. Nii, esimese raundi lõpuni 40 sekundit ja noh, ütleme mingi peaaegu ülekaalu praegu küll keegi saanud ei ole, et Maksim jällegi väga hea kombinatsioon praegu ja tabas. Ja kukub Britt praegu. Ja jällegi siis täpselt see sama löök, millega Maksim ennem tabas, et parem ülekäe löök. Ja raundi lõpuni natukene aega, et vaatame, mis... Kui nüüd see Britt selle vastu peab, siis võib-olla läheb see matš veel edasi, aga kindlasti ei tohi ta praegu ei jääda ootama, et Maksim uuesti ründab, sest vastasel juhul võib see matš kohe lõppeda. 2 sekundit veel. No siin ei olnud midagi juttugi, need tabamused, mis läbi lampsid ja see juba knockout, mis siin nii-öelda juba lugemist vääris, et andsid päris selgelt selle esimese raundi Maksimile. Just, et 10-8 raundi võit, kuna see on 10 punkti süsteemis, siis raundi võitja saab 10 punkti ja kaotaja. Siin oligi näha nüüd see tabamust ka korduses veel, et väga hästi tabas üle käe ja noh, ega ütleme see Briti suurus ja see, et ta surus alguses rohkem, see tegelikult Maksim ootas nagu oma momendi ära ja nõelas siis, kui vaja oli. Just, täpselt, et jah, mida Britile siis on, et rohkem distantsile ja kui lähedal olla, et siis kas ära siduda kohe või siis mõni põlvelöök sinna, aga Maksimile jätkata samas vaimus, et nüüd hoida sükest parajat tempot, mitte väga passiivseks jääda, aga nagu huupi ka, mitte kindlasti selline seis nagu praegu Maksimi poolt vaadatuna on, et see annab vist enesekindlust järgmises juurde ka, et kui sa oled ikka korra suutnud mehe nagu lugema panna, siis kohtuniku lugema panna, et see, ma kujutan ette, annab ikka väga palju enesekindlust järgmisse raundiga juurde, et sa näed, et sa oled võimeline ikka väga kindlalt võitma lõpuks. Üks nii-öelda nõrk koht on teada. Eks see Britt muidugi nüüd on saanud natukene tõenäoliselt järele ka selle ringis mõelda, mida teha teistmoodi, ja praegu ta näitab ka tegelikult väga hea kombinatsioon Briti poolt ja Maksim, oi, praegu jäi täitsa, et ta seal nöörides.
nii et tõenäoliselt Britt käis ka nüüd mõtlemas seal nurgas ja praegu on Maksim lasknud mitmed löögid väga hullult läbi ja Britt väga jõuliselt praegu ründab. Just, et Maksimil on praegu tõsiseid raskusi on jah praegu ikkagi, sest kui need löögid ikka Briti poolt ka, kui see jalalöök ikka läbi tuleb ja käelöögid väga jõulised ja kahe käega hoiab jälle kinni, mida ei tohiks jällegi teha. Aga praegu on Britt on küll püha viha täis, ma vaatan, et ta on ikka tõsiselt vist ikkagi alahindas võib-olla esimeses raundis natuke ka Maksimi vaatas, et natuke ütleb väiksem mees, mitte nii jõuline ja arvas, et läheb, teeb kergelt, jalutab üle, aga üllatus oli see, kui ennast lugema pandi. Ja praegu on küll Britt väga hästi seda teist raundi alustanud, loodame, et Maksim võtab ka selle esimese laviini vastu ja nõelab jällegi väga hästi praegu, jällegi. Ja see on tõsiselt hea mats tegelikult praegu teist raundi ka, mida me näeme, jällegi tuli läbi ja jälle. Nii et nüüd on Maksim ka tõesti jälle vasakaak jällegi sisse. Ja, et siin on näha, et 85 kilo, et siin on teine jõud on üldse mängus, et iga löök on see, mis võib siin selle matsi lõpetada. Ja kui Britt alustas väga hästi teise raundi esimest poolt, siis omakorda Maksim on nüüd seda teist poolt domineerimas praegu selgelt küll ja surub. Nii, alla minuti on siis teise raundi lõpuni ja siin on olnud mõlemilt poolt muidugi tabamusi selles raundis nagu, et jällegi ülekäe löök, et see on see, mis esimeses raundis hästi töötas. Ja läheb Maksim peale. Kuidagi nagu natuke see värskem on, nüüd küll jõuga pressib Britt vastu, aga ja hüppega väga ohtlikult ka, et selline põlve oma võib tabada ka, siis on see väga valus. Nii, no raundi lõpp. Ja Maksim jällegi otsib keha liikumisega 10 sekundit aega. Jällegi üle käte. Britt on lasknud mitu tiiru ja jällegi lähevad läbi need löögid. Küll alt saab ise ka põlvega natukene, aga teine raund läbi. See oli selline ka väga võitluslik raund, et ütleme mitte nii selgelt küll nüüd kindlasti mitte Maksimi poole kui esimene raund. Ta domineeris küll nüüd ütleme 2 minutit praktiliselt, võiks öelda seda teisest raundist, küll raundi algus oli Briti poolt aktiivselt. Just. Et jah, Maksimil praegu on hästi tööle saanud see parem ülekäe löök ja sealt lähidistantsid ka see vasak haak, mis on ilusti sisse. Siin on see algus veel korduses, kus ta oli tõsiselt hädas, et täiesti nii. Aga peale seda siis ta võttis ennast ilusti tegelikult kokku ja siis hakkas omakorda suruma Britti. Ja siin on jälle näha, kuidas lähevad need löögid läbi. Jällegi võib öelda, et väga hea nii-enda match-up on, et väga võrdne seis, et põnevust on siin nagu no tõesti. Siin peab muidugi, kui nüüd Britt tahab midagi üldse teha, siis ta peab ikkagi selgelt 3. raundi enda kasuks pöörama, kui ta tahab siit, ütleme, mitte selle nulli ringiga, mis tal enne seda kohtumist oli, siit veel koju minna, siis ta peab selgelt midagi tegema, sellist, mis võiks terve matsi tema kasuks pöörata, aga no loodame, et seda ei juhtu, et ikkagi Koveit jääb meile siia koju. Ja siit jällegi hoiatus, et jah, 2 käega siis ka ühe reeglite järgi ei tohi nagu peast kinni võtta ja siis põlve lüüa. Ja tulevad ka tugevad jalalöögid Briti poolt. Rahvas hakkab jälle skandeerima kaasa Maksimi poole peale loomulikult. Maksim peab ikkagi selle raundi kasvu ilusti kaitses, aga peaks vastu pidama, siis oleks see tema poolt, et peaasi, et siit midagi knockout'i suust asja ei tuleks. Britt saab järjekordse hoiatuse ja kohtunik juba noomib teda väga tõsiselt. Ja et siit võib ka jah, punkti maha võtta selle eest. Ta vist on tulnud ikkagi seal nagu sutsikki sealt taist, kus ta on harjunud natuke teiste reeglite järgi, et ta ei suuda täna kohaneda päris ka reeglitega.
ja tuleb küll jõudsalt oma jalgadega ka peale ja jalaarmide järgi on need jalad tal vattigi saanud, aga nüüd Maksim vist ka lõi läbi sealt jällegi ja hästi ründab praegu. Ja, et Maksim hästi kasutab õiget asja. Jällegi, poiss nüüd oli parem, aga tabas ja vasakuga lõuga uuesti. Ja jällegi pannakse lugema praegu Britt, mul on selline tunne küll. Jah, nii on ja ausalt öeldes peaks küll nüüd mingi tõsine ime toimuma, kui see matš kuidagi pidi peaks nüüd Maksimi poolt vaadatuna teistsuguse pöörde võtmagi ja jällegi sisse ja siin ei olegi praegu enam midagi. Kas kohtunik laseb veel jätkuda, laseb. Ja järjest tulevad löögid läbi ja Britt on maas. Ja Britt on maas. Ja teist korda loetakse ja raundi lõpuni on veel jäänud 40-45 sekundit, et tehniline knockout, ma saan aru, on selle matši põhjustaja ja midagi siin ei olnudki, siin on raske midagi kommenteerida, et mida... Jah, et ennem, kui oli see kohtunike nii-öelda koosolek, et kuulsin sealt kõrvalt ka, et kui matši jooksul loetakse 3 korda 8, et siis lõpetatakse matš kohe ära ja siin nii ka oli, et kaks korda nüüd viimases raundis ja korra oli siis seal esimeses raundis seal ja ega Britt ei saa vist selle otsuse peale pahane ka olla, sest ausalt öeldes, et me oleks võinud ainult aimata, mis siin oleks nagu edasi veel juhtunud. Just, ja jällegi see, et kohtuniku esimene prioriteet on võistleja ohutus ja et ei oleks sealt ilmselt midagi edasi väga head tulnud. Ja Maksimile väga ilus võit. Väga ilus võit ja siin ei olnudki, kusjuures see algus oli nagu natukene ehmatav ja siis, kui hakkas tulema, siis kuidagi ta leidiski rohu selle pikema, jõulisema Briti vastu.